Täna südapäeval keerati aeg Viljandis justkui 700 aastat tagasi. Viljandi lennukitehas muutus keskaegseks võitlustandriks, kui algasid esimesed Eesti avatud meistrivõistlused keskaegses võitluses. Raudrüüde ja mõõkadega varustatud karmid mehed ning raevukas võitlus. Just selline vaatepilt avanes Viljandis lennukitehases, kus toimusid esimesed avatud Eesti keskaegse võitluse meistrivõistlused, millest võttis osa kogu Eesti paremik. Selle alaga on tegeletud Eestis kuskil 3-4 aastat. Veel varem tegeleti viikingivõitlusega, millest siis kasvas see täna nähtav välja. Ja selle esimesed meistrivõistlused, see on nüüd ütleme traditsiooni tekkes siis järgmine suur samm, et hakkab võtma siuke avalikult nähtava ja kohal oleva spordi mõõtmeid. Tõsi, varem on käidud siis väljamaal kaugemal rahvaste lahingul, kus on maailmameistrivõistlused, Eesti tiimiga on käidud, aga nüüd siis ka kodupinnal on toimumas, et kodurahvas saaks ka näha. Eestis tegeleb pealtnäha suhteliselt karmi spordialaga umbes 80 inimest. Eks selleks need meistrivõistlusi korraldatakse, et see ala järjest põnevamaks ja populaarsemaks muutuks. Võib ütelda, et täiskontaktsetest võitlustest on see kindlasti üks ohutumaid, kuna ikkagi kaitsevarustus on väga tugev vahel, raudlausa, nii et sukse boks- ja puurivõitlus on märksa ohtlikumad. Kuidas emotsioonid on ja kuidas tulemusega rahul? Tegelikult päris rahul. Vaatasin, et tuleb veits nagu kurjem löömine või andmine, aga päris siuke muhe oli. Siuke, ei tea, kuidagi endal on väga raske nagu kommenteerida, sest ma nagu suuremas ajast maadlesin nagu ühe tüübiga ja siis nagu suuremat pilti oli natuke raskem näha. Aga me võitsime, seega seda võib pidada, et läks hästi. Kui kõvad tegijad on eestlased maailma mõistes, selgub juba maikuus, kui Prahas toimuvad keskaegse võitluse maailmameistrivõistlused.